Tere! Oleme siis jõudnud omadega garaaži, et asuks siis parandama seda. Ma üritan teile näidata ka. Rääkisin eelmine kord, et siis raja turbotihend läks katki. Need plekitükid, mis siit vahelt välja paistavad, need on siis tihendi jäänused. Täpselt nii palju on tast järgi. Väljamaalt siis tellisin Cometicu tootja vasest tihendid. See ristküliku kujuline on siis seesama, mis minemala aihtus ja see teine läheb siis summuti jaoks, et ma juba igaks juhuks asendan sellega ära, muidu äkki läheb järgmisena see perse. Nii, ja siis üks huvitav häda oli veel. Ma siin üks päev vaatasin, avastasin, et lambda anduri pistik oli nagu õline. Et siit see natuke on näha, et see läigib seal. Et põhimõtteliselt siin all on mingisugune asi juhtunud, kas karteri tuulutus või midagi on hakanud ilastama. Et sisuliselt plaan on nüüd järgmine, et võtta siis sisselaske kollektor maha ja uurida, mis siin all siis juhtus. Ja pärast seda siis tuleks hakata seda väljalaske kollektori poolt laiali lammutama. Vaatame siis siin kõrvuti korraks uut ja vana tihendit. Et vana oli siis siuke kihiline metall, siin vahel oli mingisugune pehme pläga, mis lendas minema. Uus on siis siuke üsna paks vasest, päris raske tummine tükk. Nii, siis tegelikkuses vaata turbo taha läheb ka siukene uus tihend, siin on näha turbotagune tihend. Kohati, kus see valge asi on vahel, see on see, mida ma plägaks nimetasin. Kahe pleki vahel mingisugune ollus, nagu näha on juba pool on kadunud. Ühesõnaga see oleks raudselt järgmisena läinud. Seega ennetavalt vahetame siis sellega ära. Paneme siia selle tihendi. Samamoodi vasest paks. Ja rohkem loodaks selle tööga mitte tegeleda ja sõitmisega rohkem aega panustada. Täna on mul siis siin riiuli peal 2 karterituulutusklappi. See musta valgega on originaal, plastmass. See teine on siis nüüd pillet. Ja see on väga tugevam, mis selle originaali häda on siis see, et see peab pidama siis boost'i kinni. Antud juhul meil siis 1,5-1,6 barri, aga reaalsus on see, et kui ma isegi siia suuga sisse puhun, siis tuleb teisest otsast õhk välja. Selle mure peaks siis nüüd lahendama meil see uus metallist klapp. See kannatab tugevamat survet. Siin on siis teistmoodi klapi lahendus sees. Et originaalis on muidugi mõeldud need autod 0,6 barri peale. Pole ka ime, et see junn vastu ei pea. Nii, vahepeal oleme siis turbo ka tagasi pand. EGT on ära lagunenud meil. Siin on ainult traadid. Õnneks see ülejäänud asi kollektori küljes on keerab, et ma juba tellisin uue anduri ära, nii et saab selle ära vahetada. Vähemasti ta praegu on punnik sees ja ei leki. Nii, missioon ongi lihtne, et siit siis panen karterituulutussüsteemi kokku tagasi, panen kollektori peale, panen jahutusvedeliku sisse ja siis ta võiks juba jälle uuesti käia. Üle pika aja tuli siis talv lõpuks ja sai siis ka selle auto vahepeal korda. Saime teha mõned jäärajatiirud. Sitaks äge oli. Masin pidas vastu.
võid proovida lükata ja siis äkki läheb tagasi. Ma nägin, et see läheb. Aga läksime küljega, nii et...
kosmeetilised defektid tekkisid meil. Et korra panime küljekange, siit siis läks uks ja poritiib läksid mõlki. Aga kõige rohkem sai viga stange. See läks meil siit poolt lõhki kahjuks selle sama uksepauguga. Aga ei ole hullu, teeme korda. Nagu kuulda, siis sumpa ka läriseb jälle, et see uus vasestihend, see sulas samamoodi ära. Et nüüd siis tuleb turbo ja kollektor lihtsalt omavahel kokku keevitada. Et see lahendus peaks olema igavene. Aga järgmise korrani!